ja meil on kaamera ees oktoobrikuu Optibet Rahvaliiga kõige silmapaistvam mängija Martin Pingi. Et Martin, saite just kaotuse Rimmi käest, et oli vist raske mäng? Oli, ja tõesti raske mäng. Kaotasime juba esimene poolega mängu ära põhimõtteliselt ja siis lõpus üritasime hullude visetega põhimõtteliselt ellu tagasi tulla, aga ei toiminud väga. Oli raske, õnnetu ja poisid vastased väärisid kindlalt võitanud. Aga sina isiklikus plaanis sind valiti oktoobrikuu kõige silmapaistvamaks mängijaks. Kas see oktoober läks sul nii, nagu sa lootsid? Päris tore oktoober oli küll, aga mitte midagi erilist ma ütleks, et ma usun, et oli palju kutte, kes olid vähemalt sama hääl. Et ma saan aru, et sina saad oma mängu veel siis nii-öelda paremaks? Ma arvan küll, jah. Ma arvan, et meie kui amatööri korvpallurid pole kunagi rahul enda kui kohtunikuga mitte millega, nii et ja saaks paremini küll, aga noh, samas oktoobri lõpuks ma suutsin endale vigastuse leida, et seal ongi omad ohverdused, et kuskil peab selle keste leidma. Ja kui tõsine su vigastus on või kas see jätab sind ka väljakult eemale veel? Ma olin 6 aega, aga ma ei tea, praegu ma loodan, et on juba parem, sest muidu ma ei mängiks täna. Et ta midagi lubab, aga arsti juurde minek küll, jah. Ja kuidas Pelgulinnaga on? Kas lähed see aasta samuti tiitli peale välja nagu mullu? Jaa, ma usun küll, et ma arvan, et enam satsid lähevad tiitlile, enda arvust vähemalt. Aga no meil on praegu hapu, sest nimekiri on ilus, aga koha peal on kehva, et meil on mingi 5-6 venda ja siis on paar abilist veel, aga juba raske on, et ma usun, et ei ole pointi, kui mina näiteks pean 35-40 minti mängima, et sellepärast me seda ei mängi, et võiks olla 20 minti, aga hetkel on nii, proovime ellu jääda. Ja kuidas esimese divisjoni tase see aasta tundub, et ühtegi võistkonna pärast tänast nüüd ilma kaotuseta ei ole? Jaa, no see näitab ühtlane on ja ta on veel tõusnud, et väga mõnus on tegelikult. Et mul küll ühtegi halba sõna ei ole, et mõned satsid nagu Rimm näiteks ongi, sa näed nagu kuidas kutid olid alguse noored ja suhteliselt ebakindlad ja nüüd lähevad iga hooaega ainult paremaks, et seda on äge vaadata. Aga super, aitäh sulle! Aitäh!